Rahvaspordiüritusel medali jagamine, et kas siis osalemise või lõpetamise eest, ma arvan, et on mõlemad pooled, et on oluline osade jaoks, mõnede jaoks võib-olla mitte nii oluline, et eelkõige, et medal peaks olema midagi, mis ikkagi tähistab mingisugust saavutust. Et olgu see siis võib-olla esimestele, kes esimest korda võtavad üritusest osa, et neil on see motivatsiooniks, edaspidiseks, et võib-olla mõned, kes on juba osalenud seal 10-5 korda, et saavad mingisuguse ergutusmedali, et oleks hästi abiks jälle edaspidiseks motivatsiooni leidmiseks. Aga suures plaanis ma arvan, et see medal kui selline ei ole nüüd kriitilise tähtsusega spordiüritusel auhinnaks või tasuks saamisel, et ma usun, et ka inimesed tulevad niisama sporti tegema ilma medalita. Et minu jaoks näiteks see medali saamine või mitte saamine ei ole nii oluline. Et on võistlused, kus neid saab, osalised eest ja võistlused, kus ei saa. Ja ma ei leia, et üks oleks selle pärast halvem kui teine. Et mina ei näe, et medal oleks nüüd hädavajalik. Aga teisest küljest ka, kui see nänn on tõesti oluline, vajalik, kõnetab mind, siis miks mitte. Et näiteks mul täna on ka siin seljas aina 100 lõpetaja särk, et võin ka nänni alla kategoriseerida, et täiesti praktiline ja tarvilik asi, et kannan iga päev uhkusega. Et ma arvan, et kui midagi saab, on hästi, kui ei saa, ei juhtu ka midagi. Tahaks lihtsalt näidata siit paari medalit, siis näidata, mis nende medalite taga on. Et mul on siin näitanud 2 medalit, et kui ühe medali saab lihtsalt osaledes nii-öelda ühistreeninguna, kus sõideti siis ümber Tartu linna rullisuuskade või rataste või tõukeratastega, ja teine on siis medal, mis saab Haanja 110-kordne lõpetaja. Et see medalite väärtus on võib-olla poes leti peale suhteliselt sarnane, aga mis siin medali taga on, et see on hoopis midagi muud. Et töö või vaev või siis ressurss, mis nende all on pandud, on sootuks erinev. Mina arvan, et medali saamine peale spordiüritust kindlasti motiveerib rohkem inimesi osalemast ja enda kohalt ütleksin, et see natuke sümboliseerib siis sinu saavutust ja on alati tore järele mõelda nendele üritustele ja siis medalit vaadata. Nii et ma arvan, et see on pigem tähtis. Minu arvates peale medali saamise ürituselt midagi muud ei ole väga tähtis. Sellised suuremad kas üllatused või kingitused võivad jääda veidi kuhugile kapinurka, et pigem ongi tähtsam just medal, mis jääb veidi sümboolsemaks mälestuseks. Minu arvates on nänni saamine spordiüritustel tegelikult ei ole nii tähtis, et võib-olla kui olid väike, siis oli natuke see, et limonaadi, jäätiste ja sükeste asjade saamine olulisem, aga nüüd kindlasti on ka pigem medali saamine see enda saavutuse symboliseerimiseks kõige olulisem olnud.